Kert vaikus riietusruumis ja ilmed räägivad iseenda eest. See tulemus, mis täna väljakul oli, ei olnud see, mille järgi me tulime. Võta see mäng kokku ja paku välja oma variandid, mille taha täna see kohustuslik võit jäi. No alustasime päris hästi esimest poolega, et ma arvan, et esimene poolega oli täiesti meie mäng, et leppisime kokku, mis teeme teine pooleg, tulime välja. Nagu täiesti oleks midagi muutunud, et Levadia sai initsiatiivi ja domineeris ja hakkas vaikselt nagu mängu tagasi tulema ja tekkisid neil momendid ja ütleme nii, et esimene oli selline, peab pidevalt vaatama, mis täpselt oli, aga üks mees oli kast täiesti vaba, et teine oli natuke siuke õnnetu ära, et kuidagi ei suutnud me teine poolega enda mängu nagu peale suruda ja ei suutnud me nagu Levadiale piisavalt peavalu valmistada, et kindlasti pettunud. Selleks küllap me olime ju rääkinud sellest ja küllap me olime valmis selleks, et Levadia juhul, kui nad ei saavuta esimesel poolajal soovitud tulemust või ei küündi selleni, et nad tulevad kiirelt peale, ometi teise poolaja avavile tähistas meie jaoks siis praktiliselt nagu lagunemist, ei suutnud me liini hoida, kahevõitlused kippusime kaotama. Kas pigem oli see peas kaotatud teine poolaeg või oli lihtsalt Levadia nii hea, et nad surusid meid ära? No esimene poolaeg näitas, et me olime parem meeskond väljakul, et ma ütlen veel, et tuleb vaadata korra seda, mis seal teine poolaeg toimus, et kuidagi nagu väga palju ruumi oli tõesti neil ja nad suutsid enda mängu peale suruda, et tahaks loota, et ei olnud nagu peas kaotatud teine poolega, et raske on kohe niimoodi öelda, et peaks üle vaatama selle video kõigepealt. Reaalsust muuta enam ei saa, 4. koht on meie päris osa sellel hooajal. Vaatame ette ka, et tuleb väike puhkus, hooaja lõpetamised ja tegelikult juba napp kuu ainult lahutabki meid uueks hooajaks valmistumisest. Flora ei ole täna tabeli kohal, kus ta peaks olema. Uuel hooajal tuleme tugevamatena tagasi. Jah, ses suhtes, et eelmine voor põhimõtteliselt olime veel tiitleitluses, et 80 minutit lausa, et kindlasti nagu valmistab see pettumust, kuu aega on aega kosuda, tulevad siin erinevad koondised, mängijad lähevad puhkustele, kes tuleb maha istuda, rääkida, mida parandada, kuidas paremini saab ja ma usun kindlasti, et tuleme tugevana tagasi, kuigi see on selline peame tulema, pole varianti. Publikunumbrid sellel hooajal olid väiksemad kui möödunud aastatel, aga Flora fännitribüün oli alati täis ja alati täidetud. Nüüd ja siin meeskonna kaptenina sinu sõnum poolehoidjatele? Jah, ma tahaksin kindlasti kõiki tänada kõiki inimesi, kes sel aastal meie taga olid, et alates mängijate peredest, inimestest, kes olid kontoris, üldse kogu staffile tahaks aitäh öelda. Kindlasti fännidele suur kummardus. Ma arvan, et võin meeskonna ees selle kummarduse kindlasti teha, et kõik on väga tänulikud fännidele, et nad elasid väga selliselt võimsalt meile kaasa terve hooaja jooksul, et suur aitäh. Argo, su silmad peegeldavad pettumust nagu kümned ja kümned silmapaarid siin klubi hoones täna. Mis juhtus? Jah, pettumus on päris valdav, et ütleme nii, et esimene poolaeg mängul töötas väga hästi. Meie kasuks nii, nagu me plaanisime ta mängida. Teine poolaeg, kuni nad värava suutsid lüüa, vajusime surve alla, vajusime natuke liinidega liiga alla, nad said domineerima. Me ei suutnud pressilt välja tulla, kaotasime kohe palli tagasi ja sellest tulenevalt suutsid nad selle ühe värava ära lüüa tagasi meile ja siis me mäng muutus jälle, me tegime vahetusi. 1-1 pealt oli jälle meil, me olime nagu aktiivsem pool domineerivam, siis ja lõpus jälle siukene nagu selline väga ränk eksimus jälle, arusaamatus, mis on tulnud viimastes mängudes nagu firma märgiks saanud, et mille pealt me oleme kaotanud, et see ongi nagu praegu kiiresti emotsiooni pealt öeldud, et see oli see nagu põhjus.
Paneme selle mängu riiulisse, lõpetame hooaja. Sa said meie juures olla loetud kuud ainult, aga fännid võtsid sind omaks. Kuidas sa ise oled tundnud ennast siin klubis nende lühikeste kuude ja nädalate jooksul? Noh, ma ütlen, et ma olen äärmiselt tänulik, et ma sain selle võimaluse. Mul on fantastilised 4 kuud on siin. Mängijatele suur tänu kõigil töö eest, panustamise eest. Et see on kõige parem aeg minu treenerikarjääris on siiamaani. Ja kahju, et see päädis 4. kohaga. Et kuni eelmise nädalani ma olin kindel, et me suudame minna, kui vähegi meid aidatakse kõrvalt mängus on, et siis me mängime ka lisamängu, aga Sillamäel mänguga jah, ütleme, et ka minu maailm kuks kokku on ju, et mis ei peegelda muidugi tänases mängus on ju seda asja, et pettumused tulevad ja tõustakse jalgadele jälle, et see on alati sedasi on ju, aga ma olin oma sisemuses ja kogu treenerite staff oli kindel, et me mängime kõrgemas mängus, aga paraku läks nii. Sinu aeg siin Floras hetkel on veel teadmata, kas see jätkub hooaja lõpuni, see leping oli, nii et seda on veel paar või nädal jäänud. Kui sa võtad selle aja tagasi, oled ise toonitanud väga mitmel puhul seda, et sa said kätte heas seisus meeskonna, kellel oli vaja väikest vaimset tõuget. Kui sa võtad selle aja tagantjärele kokku, siis jääd sa rahule sellega, mis üldplaanis saavutatud sai, kui jätta kõrvale need pettumuse hetked siin ja praegu? No seda on päris raske praegu hetkel kõrvale jätta seda suurt pettumust, aga kui mõelda sedasi, natuke proovida vähe selgema pilguga ja tagasi vaatavalt, siis kui me saime meeskonnas, siis seal oli vaimne kriis, oli mängujoonises teatud asjad, mis ei toiminud lihtsalt, et me selgelt muutsime mängujoonist kui väikseid asju, aga need on suhteliselt otsustavad, et eriti viimases faasis mängus kui me ründame, et me suutsime lüüa päris palju väravaid, me suutsime domineerida mänge päris hästi, hoida balanssis, et see on paraku niisugune kahe otsaga asi, et kui sa domineerid ja ründad, siis mingi hetked tekivad vastasellega võimalused ja need ongi need sellised, mis on vaja paremaks saada ka tulevikus, et mille pealt ei tohi tulla väravaid, aga üldkokkuvõttes ma ütlen, et see on super aeg olnud. Kõikide, kellega ma tööd olen teinud, mängijad, fännid, kogu staff, kõik super. Puhkus tuleb nüüd, kas me jätkame pre-seasoni ettevalmistusi ja siginad-saginad sinuga seda näitavad üsna lähemad ajad. Kuidas oma puhkuse veedad? Puhates. Jalgpallist on vaja välja saada. Et viimane nädal on enda jaoks olnud ka ääretult raske, et just vaimse poole pealt, et uuesti saada ennast üles ja on viimane nädal väga suur pinge olnud, aga eelkõige ma loodan, et ma mingi aeg ei mõtle üldse jalgpalli ja siis vastavalt otsustest siis ühes suunas, teises suunas tegutsema hakata. Aitäh sulle, Argo, ja jõudu!